Harju Kinnisvara esitleb kinnisvara teemaline podcast nimega Kinnisvara Hai. Tervist! Tere tulemast kuulama Harju Kinnisvara Hai podcasti, mis seekord on siis kolmas. Mina olen Meelis. Mina olen Lauri. Ja täna siis räägime veidi törts kinnisvara juttu. Aga kuulajad andsid tagasiside, et meil võiks olla mingi väike kava, mis me räägime nii, et nüüd pange aga valmis neid, kellel see kava eriti oluline on. Kõigepealt räägime põnevatest numbritest. Siis rahva lemmik tuleb top 3. Nii Harjumaa kui Tallinn. Ja mitte ainult Harjumaa Tallinn, vaid majad ja siis veel korterid ka. Ebareaalne. Ja siis räägime seda, et põhimõtteliselt, et mida mitte praegu müüa. Või mida müüa. Just. Ja siis räägime sellest, et on selline, me mõtlesime, et on uus põnev osa, meil on kinnisvara triller. Et see on siis see, kus mida juhtub, mida Lauri räägib ühest väga-väga põnevast objektist ja arutame, et mis siis maksab mõni asi, mida inimesed tihti emotsionaalselt väga kõrgeks hindavad. Nii et tuleb saate lõpus. Ja lõpus räägime ühest võib-olla kõige erutavamast protsendist kinnisvara maailmas, see on siis Euribor, et kas ja mida tema täna oma tegevustega ette võtab. Nii et aga let's go, jah? Ja ma võtan siit siis otsa sujuvalt üle ja me alustame sellest teemast, nagu on Tallinna kinnisvara ja me räägime siis perioodist suvi-kevad 2024 ja täpsemalt räägime siis, kui kedagi huvitavad kvartaalsed andmed, siis me räägime teisest kvartalist. Me natuke vaatasime numbritele sisse ja mis on toimunud siis teise kvartali tehingutega võrreldes eelmise aastaga. Et kui me vaatame Tallinna linna tehinguid, siis tehingute protsent on muutunud kuskil 27%. Ehk see siis täpsustus, see praegu Harjumaa juures, aga need numbrid, protsendid on sarnased. Sorry, jaa, aga me ei hakka seda editima, sellepärast, et see võtaks liiga aega ja meil on aja ju objektidel käia ja inimesi aidata. Me räägime tervest Harjumaa korteritest. Ja Harjumaa korterid siis teine kvartal 2024 versus teine kvartal 2023. Et eelmine aasta samal ajal tehti tehinguid 3170 ja keskmine ruutmeetri hind oli 2950 eurot. See oli aasta aega tagasi. Sellel aastal tehti tehinguid samas perioodis 2506 ja tehingu hind on sisuliselt sama, tegelikult natuke langenud, milleks on siis ruutmeetri kohta 2862 eurot. See on päris hea. Mida me nüüd sellest siis järeldame? Vuristasime numbrid ette, alguses ütlesime vale linnaosa, saime aru, et tegelikult räägime ikkagi Harjumaast, et tehingute muutus suures pildis 27% vähem. Et jah, mis ongi üllatav, et nii kaua need tehingud juba langevad, aga hinnad endiselt teatud kategooriates püsivad, aga jah, mis siin ikka, läheb edasi, midagi väga ei muutu niimoodi. Et praktikuna saan ma ka öelda seda, et tegelikult aastaga suures pildis mitte midagi pole muutunud. No nad ei ole nagu metsikut mingit crash'i pole tulnud, nagu meil oli tegelikult nagu hinnatõusu crash oli, läks ju otse ülesse, ja eeldati, et ta läheb nagu otse alla, pigem nagu ei, et ta on nagu niisugune vinduv. Pigem peavad nagu müüjad aru saama, et need, kes tahavad siis müüa, nad peavad ikkagi müüma reaalsete hindadega ja võib-olla igasugused inimesi tasu uskuda, kes ütleb, et see kinnisvara hind on X korda 2, kui tegelikult on X jagatud 2. No 50 ruudusele korterid ikkagi 5000 näitab statistika keskmiselt võiks olla täna soodsam, nii et veidi on alet. 5000 võrra, jah. Okei. Mis me siis räägi selle mõttes, mis meil Tallinnas toimub? Tallinnas sama võrdlus, 2023 lihtsas keeles öeldes siis kevad suvi ja 2024 tehinguid eelmine aasta 2460 ja see aasta 1903. Suures pildis on 500 tehingut vähem, eks. Et jällegi, kuna Harjumaa kinnisvaraturu osa, kõige suurem osa on Tallinn, siis selle pealt on kõige parem seda ka võib-olla vaadata.
et noh, sama jutt põhimõtteliselt ja ruutmeetri hind on jälle põhimõtteliselt olnud muutumatu, et jällegi me oleme eelmistes podcastides ka öelnud seda, et siin on ju kokku võetud kõik korterid, nii uued, vanad, uusarendused, vanad, noh, mis iganes, eks. See on hästi suur valim, aga siin me pigem just vaatasime tehingute aktiivsust, et noh, see ruutmeetri hind võib tihtipeale kvartaalselt erineda, kui on näiteks ette müüdud palju uusarendusi, noh, võlaõigusliku lepinguga, eks. Aga ruutmeetri hind põhimõtteliselt sama, keskmine Tallinna ruutmeetri hind aastaga tagasi 3138 eurot ja see aasta siis samal perioodil, me oleme praegu suvel, ehk siis täpsemalt juulis, 3029 eurot, et noh, muutus on olnud küll negatiivne, aga väike, et noh, see on ka meie jutu kinnitus siis, et midagi väga palju pole muutunud. Aga selles mõttes, et asi oleks seal põnevam, võtsime veel eraldi Tallinnas ette paneelikad. Ja mis need numbrid näitas? Võib-olla kuulajale siis või vaatajale, miks me võtsime paneelikat? Mis see point nagu on, et oleks võinud võtta ka ju, ma ei tea, puitmajad näiteks, noh, valimisse. Et miks me võtsime paneelikad? Selle põhjus on see, et nende noh, nii-öelda maakeeles vanade paneelikatega tehakse kõige rohkem tehinguid. Ja sellepärast on see väga hea nagu indikaator, et näha, kuidas siis nendega on, nende hinnad on muutunud. Aasta aega tagasi tehingute arv 562, sel aastal 475, noh, niisugune suures pildis 100 tehingut vähem see aasta. Ja hinnad sisuliselt jälle pole muutunud, tegelikult ei olegi muutunud. Eelmine aasta 2223 eurot, see aasta 2208 eurot. No 1 kilo murele iga ruutmeetri pealt. Nii marginaalne muutus, et noh, me ei saa sellest rääkida, et ja veel kord, et ma arvan, et see paneelikad, noh, mis me välja võtsime, kinnitab jälle seda juttu, mida me ennem rääkisime. Suures pildis midagi pole tegelikult aastaga muutunud. Ja kui vaatame natukene siis tulevikku, mis sa ise arvad, et noh, kas meil nüüd, kui me tuleme siin järgmises podcasti episoodis kokku, et kas siis on midagi muutunud? Ma arvan, et kui me tuleme sügisel tagasi ja räägime lõpus sellest Euriborist, et kui sealt mingit korralikku jõnksu alla ei tule, siis ma arvan, mingit erilist muutust ka ei tule, et samasugune nagu Eesti ilm, et suvel sajab, talvel sajab ja endal kurk haige praegu. Endal kurk haige. Aga ma annan siis sõna otsa sinu kätte ja sina räägid meil siis uutematest korteritest. Et jah, me vahest ka, et statistikas laseks läbi, et mis on siis uusarendused või uuemad korterid, aga miks me võtame välja praegu otseselt uusarendused, mis on siis ütleme isegi võtame 3 aastat tagasi, sellepärast uusarendustega kogu aeg need võlaõiguslikud lepingud tulevad Maa-ameti statistikasse sisse, aga need sellist päris õiget või noh, sellist head mediaanhinda ei anna, nii et seetõttu me võtsime. Võib-olla selgitad äkki lahti, mis see võlaõiguslik leping on siis inimestel, et no ütleme, see ongi niimoodi, et oletame, et sina ehitad, mina müün või sina arendad, on ju, et Lauri teeb kampaania, et tule osta omale korter ja maksad sisse näiteks 10% või 20% ja ma maksan selle täna sisse ja sina hakkad nii-öelda seda korterit alles tegelikult ehitama, on ju. Ja nüüd ma ootan siis mingi aasta või noh, tavaliselt ehitajal läheb ka 2 nädalat läheb üle või ootan aasta ja 2 kuud ja ma olen sulle 20% ära maksnud ja nüüd see hind, mille ma praegu ostsin, me leppisime tegelikult kokku praktiliselt juba 1,5 aastat tagasi. Ja statistikas kajastab see siis on ju täna, noh, selles mõttes, et ma ostsin selle siis näiteks, ma ei tea, maikuus ja see kajastub siis meil näiteks juuni statistikas. Ja siis ongi see, et kuigi tegelikult maja pole veel valmis. Sellepärast me neid ei võtagi võrdlusse praegu. Just, ja siis veel omakorda see, et on, et siis kui ma olen selle korteri tegelikult tihti kätte saanud, kui on tõusev turg, siis selle korteri hind on tegelikult päris palju selleks ajaks juba tõusnud, kui ta valmis saab. Väike nipp kuulajatele, et ma tean, päris paljud inimesed on niimoodi ju noh, ma ei saa öelda, mis on ulme summa, aga teeninud ikkagi märkimisväärset kasumit, seda tehakse hästi tavapärane praktika nii Eestis kui ka mujal maailmas. Kui sul on usaldusväärne arendaja, noh, ostetakse see korter sulle 10% või 20% või mis iganes protsendilise sissemaksuga ära, oodatakse 3 aastat, noh, piltlikult öeldes on niimoodi, et kui tühi plats, noh, hind on 0, null hind,
vundament juba 10-15% kõrgem, kui sa ostsid. Ja kui kunagi on aknad ees ja haljastus on, siis see korter võib olla mitte 2 korda kallim küll, on ju. No sõltub muidugi turust, aga siukene 20-25% võib olla küll reaalne, jah. Ja seda just nagu tõusval turul, aga täna... langeval turul peab teistmoodi olla ju, mõtle. Ja. Siis ongi langevaid nuge püüdes jäävad näpud alati veriseks, nii et selles mõttes seal peab oskama vaadata ja siis olema veidi valmis. Aga sellepärast me ei võtagi neid täitsa uusi korterid, mis on siis võlaõiguslike lepingutega, vaid me vaatasime uuematest korteritest neid, mis on siis vahemikus kuni 2016-2021 ja siis me nägime sellist asja, et tehingud võrdluses oli niimoodi, et miks oli uusarendustel näiteks tehinguid oli 2000, need on uusarendused, et lihtsalt võrdluseks, miks me ei võta neid. 2023 teises kvartalis tehti 39 tehingut ja 2024 teises kvartalis tehti 150, et näiliselt oleks nagu peaaegu 4 korda tõusnud, et hull kinnisvara buum, aga tegelikult seda ei ole. Lihtsalt paar arendust tõenäoliselt müüs oma korterit praegu või hiljem maha, seetõttu ongi see statistika väga eksitav. Tegelikkus on see, et 2016 kuni 2020 ehitatud korterites oli eelmisel aastal siis kevad-suvi oli 127 tehingut, on ju. Ja keskmise hinnaga 3544 eurot ruutmeeter. Ja siis 2024 samal ajal tehti siis 129, ehk siis täpselt 2 tükki rohkem. Aga ruutmeetri hind tõusis 3738 peale. Ehk siis 200 eurot põhimõtteliselt rohkem. Aga ma arvan, et siin on see sama asi, et uusarendusi jäid tegelikus ehitati vähem, hirm veidi tõusis ja teine mõistlikum valik on osta praktiliselt uus korter, kus on mööbel sees, kus on sisustatud ja ütleme, garantiiremondid on juba nagu tehtud, on ju. Nii et selles mõttes ma arvan, et siit võib-olla oligi see, et mis on juhtunud nende korteritega, kui me rääkisime paneelikatest Tallinnas, Harjumaal, siis neid tehakse vähem, aga et kui sa küsisid, mis saab edasi, siis edasi saabki see, et müüakse ja ostetakse normaalseid asju. Normaalseid asju, mis on siis kas siis vanadest renoveeritud praktiliselt uuteks või väga korda tehtud, või siis sellised, nagu me rääkisime 2016 ja üles, kus on siis niimoodi, et ei pea minema pahtli labide ja segukotiga kohe toimetama. Jah, et siin natukene võib-olla oponeerin, et ikkagi ostetakse kõike, aga õige hinna eest, et nagu ma rääkisin sulle loo ennem, et kuidas ma ei võtnud ühte korterit müüki, mis oli ebapraktiliselt suur, kommunaalkulud metsikult kõrged, maja sooja ei pea, et mingeid asju nagu, kuidas ma ütlen, kui me ehitame maja täiesti perifeeriasse ja ma tahan sealt kasumit teenida, siis see põhimõtteliselt ei ole ju võimalik. Et paljud inimesed, ma saan inimlikult aru, ma mõistan, nad ütlevad mulle, et ma ei taha nagu raha kaotada ja mina ka ei taha raha kaotada, aga kui sa ostsid endale korteri buumi tipus ja nüüd sul on vaja korter maha müüa, siis see ei maksa ju rohkem, saad aru. Ja seda on nagu inimlikult raske tunnistada, et võib-olla siis on mõistlik võtta vastu võimalikud väiksed kaotused, kui olla jonnakas ja võib-olla kaotada pikas plaanis veel rohkem, eks. Kui väga pikast plaanist räägime, loomulikult ju mingi hetk tuleb uus buum peale, aga see ei paista küll väga lähitulevikus toimuvat. Jah, kui on vahepeal see on meil tegelikult viimasel ajal olnud ka hinnastamisel väga tihti nagu küsimuseks, siit ongi tegelikult hea võtame järgmise teema, ehk siis see, et täna meil on suvi mõllab, inimesed on rannas, kes peatist, kes joob õlut, kes joob vett, kes närib haput rabarberit vahele, et mida siis, mis sa arvad, Lauri, mida praegu müüa ja mida mitte müüa ja miks meil see teema tekkis? See on mu enda personaalne lugu, et mingil põhjusel on mul 2 garaaži tulnud müüki, et ikkagi me teenindame ju klienti, mitte objekti, garaaž toob ära müüa. Aga mida ma soovitan inimestele, praegu näiteks garaaži müüa ei ole väga aeg, sellepärast et meil tekib garaažide vastu nõudlus millal,
sügise poole, et ma soovitasin oma klientidele, et ootame natukene, hoiame teda üleval, et sügisel tekib nõudlus, inimesed toovad oma mootorrattad sinna, ma ei tea, autokummid, mis iganes. Ja tegelikult garaažide puhul on see, et kunagi vähemalt müüdi ju tootlust. Et garaaži tootlus oli võrreldes korteri tootlusega oluliselt parem. Ja ma mäletan veel seda aega, et kui 10 aastat tagasi rääkisin oma isaga, et garaažid maksid reaalselt mingi, ma ei tea, 2000 eurot või 1500, et mitte midagi, aga tootlus oli ikka, üür oli ikka meil 40-50 eurot oli kuus, praegu on parematel garaažidel on kuskil 100 ringis, eks. See tootlus oli ebareaalne ja see oli nagu nii odav, ma ütlesin talle, et kuule, ostame 200 tükki kokku või midagi sellist, et raha loomulikult polnud, aga siis tundus eriti magus veel. Ja nüüd need väikeinvestorid mingi hetk, kui ju korteri hinnad läksid kõrgemaks, vaadatagi rohkem nagu garaažide poole. Aga jah, et lihtne näide garaaž on ju, et keset suve ja sul pole garaaži vaja, nõudlus tekib sügisel, siis garaaži hinnad lähevad kõrgemaks natukene, mitte küll nagu oluliselt, aga siis on lihtsam seda müüa. No siis tekib pigem see likviidsus tõuseb. Just, tekib nõudlus. Sama asi on nagu siis korteritega, on ju. Et juulikuus statistiliselt ongi korteriturg väiksem. Miks ta väiksem on sellepärast, et inimesed puhkavad, teevad midagi muud. Et enamik inimesi üritab vähemalt planeerida oma puhkuse juulikuusse. Loomulikult on erandeid ja nii edasi, aga millal tekib näiteks, mul on endal üks ühetoaline korter TalTechi juures müügis. Ma ütlesin ka omanikule, et tead, sihime selle tehingu augustisse. Et paneme see hinna praegu selliseks nagu on, me puudu mitte midagi, aga tõenäoliselt augustikuus tulevad, tudengid hakkavad vaatama endale elamisasemeid, eks. Mõned vanemad ostavad tudengitele, et hiljem maha müüa, mis ongi mõistlik minu meelest tegelikult. Et nagu korteriturg juunikuus on madalam olnud. Kunagi tegin nalja, nagu ütlesin, inimene nagu mõnes mõttes nagu loom. Päike läheb loo ja lähme korterisse, on ju, päike tuleb välja, ostame suvila, ja sealt jõuamegi suvilate poole. Et jälle personaalne lugu, et on müügis üks suvila kohas, mis on väga-väga vähe likviidne, et kas praegu on aeg nagu suvilat müüa, keeruline, sellepärast, et mina olen nagu soovitanud inimestele, et kui me tahame hakata suvilatega tegelema, see peaks olema märtsi lõpp, aprilli algus, et need inimesed saaksidki reaalselt minna oma suvilasse sisse, ma ei tea, sättida midagi seal, oma aiamad kõbitseda ja siis nagu suvel seal olla. Praegu on meil kesksuvi, eks, et tehing võtab ka aega, ütleme, paneme notari ja paneme hindamise, 2 nädalat on läinud juba, on ju. Nüüd kolime välja, on 3 nädalat läinud ja ongi juba sügis käes tegelikult. Et suvileid ostetakse pigem nagu kevadel või siis nagu hilissügisel, kui hinnad on alla läinud. Ja tark inimene ostab muidugi seda talvel, et siis hinnad on veel all ja kõik ei mõtle selle peale. Et ja mida praegu müüa, mida on üliõige aeg müüa, on majad. Sest majasi müüa on suvel, kevadel, suvel, sügisel, kui meil ikkagi päike on väljas ja seda purgaad väljas pole, kus meil läheb kell 11 päeval pimedaks, eks. et seda on lihtsam teha. Sul on normaalne aeg. Ja vaata, majal ongi see sama kogu see haljastus ja kogu krundi väljanägemine on ikka kevadel või talvel või suvel ikka 3 erinevat asja täiesti nõus. Sa pole käinud mul on Laitsesse Jüri suvila, vaata. Suvel tundub täitsa. Ega ma ei jõuagi kõiki suuri vaatamisväärsus elus külastada, see on ka nagu... Suvel tundub jumal okei koht, nagu ongi roheline, teed on olemas, pood, päike paistab, linnud laulavad, lähed talvel sinna, ikkagi võta relv kaasa. Ma tõusin täna linnas korteris üles, tead, kes mul laulsid, Varesed. Selles mõttes ma ütlen nagu niimoodi, et Mustamäel on kajakad. Mustamäel on kajakad, nii et tegelikult selles mõttes tõsi ta on, et see on kindlasti veidi siuke planeerimise küsimus, et kui me täna tihti kuuleme, mul kiiret ei ole, aga selles mõttes, kui kiiret ei ole, ikkagi tegelikult tasub seda, mul sama lugu on ja et mida mitte müüa, üks eelmisest podcastist kuulas meid üks kõbus proua ja palus meil anda hinnangut üsna eksklusiivse piirkonna sellise suvemaja kohta, mille ta on ise ehitunud ja tõenäoliselt on sellel krundil nagu rohkem kõrgem väärtus on ja, aga keegi tuttavatest soovitas tal väga-väga kõrget hinda, meie sellega pigem ei olnud nõus, et seda müüa.
siis ütles, me vaatame kevadel nagu uuesti, et ma lihtsalt siiralt loodan, et keegi nüüd ei aja talle seda häma, et hetkel on võimalik kõrgema hinnaga müüa, vahest on see, et me ka eksime, on ju, aga statistilised numbrid, kui me jõuame pärast Harjumaa tehinguteni, me näeme sealt, et tõenäoliselt selles piirkonnas, isegi kui me vaatasime neid kõige viimaseid, kus kõige vähem tehingut tehakse, kindlasti on see piirkond ka seal, kus on nagu ütleme, väga vähe ostetakse ja müüakse, on ju, erinevate põhjustel, aga küllap see nii... Aga mida me siit siis, sorry, lõikasin sind ära, aga lõikan veel tõenäoliselt, aga mida me järeldame siit, et inimesed, kes tahaksid midagi müüa, siis jällegi, et see üleskutse on alati olnud meil samad, võtke ühendust, et võib-olla ei ole vaja müüa nagu homme ega ülehomme, võib-olla on vaja müüa, kui tahate pikas plaanis nagu kinnisvara ära realiseerida, äkki planeeriks see tegevust hoopis järgmisse kevadesse. Et me ei taha need inimesed olla, kes on näpud püsti ja tead, see on nagu see agressiivne maakler, ja kohe teeme, kohe homme, savi, ükskõik mida. Ja veel nii kõrge hinna eest, et sa pole isegi seda unes näinud. Ja, et ikkagi kõrgem kui naabril ja mingid numbrid, mis on võetud laest, et seda mainet nagu endale ju ei tahaks, et pigem proovime inimesi aidata, et siin ongi, et jällegi mingid mõtted on, võtke ühendust. Ei ammusta, ma loodan, et sa seda Root ei ammustanud, kes seal väga tubli, ta oli ise selle majakese projekteerinud ja tegelikult jälle tegusad inimesed toimetavad, on ju. Et jaa, aga selles mõttes nüüd, mis meil ikka nüüd on televaatajad ja kuulajad, lemmikosa hakkab tulema, meil on siis need top 3 ja oota, kes korterid pidi tegema? Sina pidid tegema Harjumaa korterid. Okei. Nii Harjumaa korterid top 3, siis see on siis meil kvartal, jah? See on teine kvartal ja see on tehingute põhine. Miks me tegime tehingute põhise, mida tähendab tehingute põhine, on aktiivsuse põhine. Millised Harjumaa 3 piirkonda on kinnisvaras kõige aktiivsemad? Ja praegu räägime korteritest siis. Jah, ütleme nii, et see nagu koolisid kõige aktiivsemad 3 venda nagu, et kellel kogu aeg on käsi püsti on ja siis kogu aeg praktiliselt teavad ka õiged vastuseid. Nii, top 3 siis Harjumaa korterites. No Lauri, mis sa arvad, mis siis seekord võitja saab, eelmine kord sai ise oma raha eest jäätist, aga mina arvan, et seekord on nii palju külmem ilm, aga võib võtta nagu kuskilt turult omale mõnusa värske arbuusi, nii et lähme edasi. Viimsis tehti 65 tehingut, keskmine ruutmeetri hind 2616 eurot. Saue teine koht 71 tehingut, 2441 eurot, nii et Saue Olerexis õhtul ostetakse kõvasti igast häid asju. Ja esimene koht täitsa ikka suure ülekaaluga aktiivsuse mõttes Rae vald 137 tehingut 2934. Mida me aga märkasime, on see, oli aastaid, kui räägite, Viimsis on vaata sellised hinnad, on ju. Täna räägime põhimõtteliselt Sauel praktiliselt samadest hindest 100 euri vahet, on ju. Et on üliväiksed vahed linna ümber valdades ja kui oleks täna nagu selles mõttes, et kus kohas kindlasti, kui meil keegi pakub müüki midagi Kuusalus, siis see oli nagu veidikene vähem aktiivne turg, seal tehti 6 tehingut. Et selles mõttes, et need on siis need korteritega, mis on kõige likviidsem kaup nagu kinnisvara maailmas on ju. Seega, kui me räägime pärast veel siin Anijad ja kõik need kauged Harjumaa nurgad on ja seal tehakse väga-väga vähe tehingut, seega meie üleskutse on alati, kui te arvate, et te teate, siis lihtsalt meie ütleme ka, kui me oskame teid aidata, siis me aitame, aga kui me plaani välja ei mõtle, siis me ei hakka isegi müüma ka. Ja kui me oleme suutnud plaani välja mõelda, me oleme alati saanud kokkuleppele, kes kui palju mida teeb ja kes kellele maksab. On. Et selles mõttes need kauged otsad on ikkagi väga väikeste tehingutega, seal peab nagu veidi nuputama enne, et seal võib ise müümine minnagi väga-väga pikaks selle ütleme, teadmatuse tõttu. Teine osa nii, et Harjumaal siis seekord Rae valla elanikud võivad ise omale arbuusi võtta ligi. Nii, top 3 korterit Tallinnas, näed? Jah, see on siis minu osa siin ja hakkame pihta 3. kohast Põhja-Tallinn, 302 tehingut, mõtle. Et nagu lihtsalt, et rääkida suurustest, et meil on Harjumaal on ju lihtsalt Rae vald number 1, 137 tehingut ja meil on siis Tallinna linn, loomulikult see ongi suurem koht, linnaosad nii edasi, aga mis siin ikka eetada, Põhja-Tallinn 302 tehingut ja keskmine ruutmeetri hind 3474 eurot.
teine koht, Lasnamäe, mis on tegelikult pidevalt number 1 olnud oma suuruse kohta ja oma likviidsuse kohta, aga 368 tehingut, keskmise ruutmeetri hinnaga 2342 eurot. Ja suurepärane võitja on meil siis Kesklinn, 400 tehinguga täpselt ja keskmine ruutmeetri hind on 3669 eurot. Et siin me teeme väikse ääremärkuse ka veel välja, see on Kesklinna keskmine ruutmeetri hind. Ehk siis jällegi kõik korterid kokku on 3669 eurot. Aga kui me vaatame sinna sisse natukene ja räägime Kesklinna heas mõttes paneelikatest, mis on ehitatud aastal 71–90, on keskmine ruutmeetri hind 2583 eurot. Meil on ju üle 1000 euro ruutmeetri hinna vahe, eks. Jah, see näitabki seda nagu statistika üleüldisulisest. Jah, sa näitab erinevust. Erinevust näitab, jah. Et selles mõttes, et mida ma kindlasti inimestel teha ei soovita, on võtta need numbrid, mida me praegu ette vuristasime ja hakata enda korteri ruutmeetritega korrutama. Aga me oleme näinud neid juba. Me oleme seda nii palju näinud ja tead, mida ma veel olen näinud või? Mul tuli praegu meelde, see KV, hinnakalkulaator, see on jõhker asi. Sellest me iga kord rääkida. See on ebareaalne asi. Inimesed mõnikord tulevadki minu poole, ta pöördus minu poole, üks naisterahvas Tallinna Harjumaalt ja ta oli ka seda kalkulaatorit kasutanud. Pange oma koduaadress sisse sinna. Ta ütleb teile nii lambise vastuse, kui saab üldse öelda. Aga tegelikult see nagu ostja mõttes, see on nagu kuidas ma ütlen, ta on nagu eksitav. Tema ikkagi ootab ju mingit tõe põhja. Aga kõige rohkem saavad ikkagi nagu petta need, kellel on soodsamad korterid, sest nendele visatakse üles need kõrged hinnad on ju. Aga see on sama asi, ma olen aeg-ajalt käin keskturul, käin vaatamas igast erinevaid asju, aga käin mureled ostmas. See on sama efekt on ju, et 2 Ferrarit pargivad ühe laada sinna 2 vahel on ju, aga see laada on ikka laada. Selles mõttes, et korteriga sama asi, et kui meile kõrvale tehakse 2 uut maja, on eeldus, et see elukeskkond ja klientuur läheb paremaks, aga see keskmine maja, mis on vana ja kahjuks väsinud on, et see on ikka vana ja väsinud seest korter on ju. Selles mõttes, et nagu ta annab nagu lihtsalt nii, see kalkulaator annab nii vale indikatsiooni, et aga inimene ju pani enda aadressi sinna sisse ja ta lootis midagi ja nüüd ta lootused läksid veel ülesse, enne võid nagu nii kõrged, nüüd on väga kõrged ja siis sa tuled sinna, võtad oma selle tehingud lahti ja näitad, näed, ikkagi ei ole siuke Indias emotsionaalselt, see arusaam, nagu see ootus läheb alla ja siis ta on nagu pettunud, et nagu väga tore teema, millest rääkida. Nii, keskpaneelikad. Ärge kasutage KV kalkulaatorit, vaid küsige ikkagi hinda siis pigem asjatundjatelt. Aga ja siis me räägime veel Harjumaa keskline paneelikat rääkis ära, aga uusarendused ütlesid seda? Või vaata, meil oli siin veel, et me tõime välja, et keskline oli see. Ja. Kui me toome veel niimoodi kesklinnas välja, et meil kesklinna keskmine ruutmeetri hinda oli 3669 eurot, kõik kokku. Kesklinna paneelikad 2583 eurot, ehk siis keskmisest hinnast 1000 eurot põhimõtteliselt vähem. Ja uusarendused, mis on valminud siis 2021 või hiljem, on 4674. Et vaadake, siin on ju põhimõtteliselt 2000 eurone ruutmeetri hinna erinevus. See täpsusklass on umbes nagu mingi vanase Vene politsei Makarov. Tuleb ikkagi, aga nüüd me läheme veel põnevama teema juurde, milleks on siis Harjumaa majad. Et Tallinna majas ei ole väga mõtet lahata, sest meil on seal Nõmme piirkonda, eks? Ja siis on meil ainult majade piirkonnad. Aga ma tahan sissejuhatus, sa räägisi numbritest, on ju. Jah, ja majade puhul, miks ei võrrelda majade statistikast, siis ta läheb meil praegu hetkel läbi Suvilaide majad, kuna valima on iseenesest suht väike ja majade puhul me ei võrdle mitte kunagi ruutmeetri hinda, sest on väga palju lihtsaid erinevaid tegureid. Ühel on põrandaküte, teisel ei ole üldse kütet, ühel on 200 soojustust, teisel on 400, kolmandal pole üldse, neljandal on niimoodi, et on 4 korrust, trepp, lift, maa all 6 garaaži ja mis iganes. Ja majade puhul ei ole siis võimalik kunagi hinnata ruutmeetrit. Täpselt samamoodi pole mõistlik ja arukas arvata sellepärast, et sul on suur krunt, et see maksab nüüd rohkem. Suure krundi puhul maksab lihtsalt rohkem niitmine, haljastus ja selle igapäevane ülalhoidmine
miljoneid, aga samal ajal tuleb lihtsalt kruntide puhul tuleb arvestada seda, et maksab see, kui palju me võime sinna peale ehitada, ehk ehitusõiguse maht maksab. Ja kui keegi on nagu väga tihti tulevadki meile need ultratargad, kes mul on 3 hektarine krunt metsas on ja et või 3000 ruutu linnas, et siis sealt saab puid raiuda, seda ei saa linnas mitte kunagi ja samamoodi me siis ei võrdlegi majade puhul ruutmeetri hinda ja seetõttu me jätamegi siurde üldse majade puhul need hinnad välja, räägime ainult sellest, et kus käib majadega siis Harjumaal väga vilgas tegevus, nii et Lauri, aita meid välja. Et me hakkame siis pihta kohast number 3, nagu ikka, Lääne-Harju vald, 26 tehingut. Seal olid suures pildis suvilad ja majad pooleks, aga veel kord, nagu sa ütlesid, et nagu me tegelikult, kui ta ehitusregistris on kantud sisse suviljana, siis ta võib ka olla elumaja, hästi palju, nagu on Muugal põhimõtteliselt, eks enamik on tegelikult elumajad, aga registris suvilja. Harku vald ja Saue vald jagavad esimest teist kohta 37 tehinguga. Aga kui me räägime ka siis nagu vähem aktiivsetest kohtadest, Raasiku vald ja Ani vald, mõlemad 2 tehingut kvartalis. No mõtle, oleks sa praegu teinud Raasikul eelmine kvartal 2 tehingut, sa võiks öelda, et ma olen täielik turumuutja. Suunamudija. Et selles mõttes, et nagu sa ka ise ütlesid, et neid ruutmeetri hindasi pole mõtet siia taha lihtsalt panna, et nad on nii erinevad, et kui siis isegi mõni inimene võib oma korteri müümisega ise hakkama saada, siis maja puhul on sul ikkagi kõvasti rohkem kaotada kui võita, kui sa seal nikerdama hakkad, eks. Ja ma arvan küll, jah. Et aga sellega niimoodi on, et ja siit veel kord, et miks me võtsime see aktiivsuse välja, see annab ka indikaatori, kui kiiresti kuskil me võiksime midagi müüa, et kui tõesti tuleb sul nagu Anija vallas maja, siis pigem see müügiaeg ei ole 1-2 kuud, ta võib olla aasta. Ja. Et selles mõttes, et võib-olla me jõuame siia lõpus selle teema juurde, mis tulebki, nagu räägime kohe paar sõna Euriborist ja siia enne seda Euribori võibki öelda, et oli aastaid, kui me kinnisvaras alustame, siis oligi tegelikult normaalne, kui korterit müüsid 3-4 kuud on ju, ridakad müüsid 6-7 kuud ja maja müüsidki, ma ei tea, aasta või rohkem, et see on tegelikult normaalne. Et see, mis vahepeal siin lihtsalt aasta-2 tagasi toimus, et mäletan ükskord koosolekul panime 9.30 panime korteri üles, 9.40 oli notari aeg kirjas ja mingi 2 huvilist olid juba selle aja juba jõudnud pettuda ka, vaata. Ise oled ka nagu tegelikult harjunud sellega vahepeal, et okei, miks nagu ei lähe ja pead endale ka aru andma, et okei, et sul ongi turg niimoodi, et eriti kui sa müüd veel enda isiklik kinnisvara, siis ma olen täiesti kannatamatu inimene ju. Kas juba saaks, võiks olla, miks ei ole, aga teiste oma müüa on natuke lihtsam, põhjendada inimesele ära, miks on nii, miks on naa, teeme selle müügiplaani, paneme hinnad paika, hakkame kuskilt pihta, et ma toetan sind. Aga kui sa üksi enda ma müüd, siis mul on raske ennast toetada. Mingi sõbranna annab ka kõrvalt infot, et ikkagi kui ei lähe, pane hinda juurde ja küll siis läheb. See on nagu küll. Aga mis, ütleme meie Euribori, kes tahab ise Euribori vaadata ja jälgida nii nagu need synoptikud ilma vaatavad, siis võtke Euribori rates ja pange interneti sisse, aga mis on siis vahepeal toimunud Euriboriga eile õhtul, kui me neid numbreid seal kokku lõime, siis arutasin ka seda, meenutan ühte seika ühest Eesti kapitalil põhinevast pangast, kus üks väga tark kutt ütles niimoodi, et ta on pangamaailmas vist tänaseks 15 aastat olnud, ütles, kui me 10 aastat laenasime raha nulliga ja miinus Euriboriga, siis kuidas on see loogika, et peaks see inflatsiooni mure lahendatama, ma ei tea, 1-2 aastaga. Et ütles, pigem on see välp umbes sama, ehk siis pigem selline 6-8 aastat. Mis me sellest nagu järeldame on see, et kinnisvaraturgu mõjutab see, kui kallilt inimesed saavad pangast raha laenata, ehk siis, et või kui odavalt see raha kätte tuleb võrreldes muu eluga. Ja tihti me räägimegi mitte kinnisvara tegelikult hinnatõusust, me räägime sellest, et raha muutub nii odavaks, et on mõistlik raha laenata. Ja hetkel see väga mõistlik ei ole. Et kui me räägime mingitest suhteline mõiste, täna tuleb laenata nende intressimääradega, mis on olemas. Et kui väga kaua inimestel ostujõudu ei jätku, siis hakkavad hinnad langema.
seetõttu meie nagu statistika terve see saate jooksul on väitnud seda, et järelikult on raha piisavalt, et ei pea väga palju langetama, et tehingud ikkagi toimuvad. Ja kui korterite üüritootlus on tihti 5% ja raha laenamine täna kuskil ka 6, siis see on lihtsalt selline sooja tegemine. Ei tule välja jah, et paljud üüriinvestorid ongi nagu põhimõtteliselt oma pangalaenuga hetkel miinuses on ju. Kunagi oli see, et ostsid korteri, tegid sissemaksu on ju, olid iga kuu, ma ei tea, 100 eurot plussis on ju, 150 eurot plussis, aga praegu sa oled 100 või 150 eurot miinuses. Ja sealt ka see üks põhjus, miks turg on vähem aktiivsem, lisaks kõrgele Euriborile. Aga palju meil siis Euribor oli aasta tagasi, paljud on praegu, mida me ennustame, et mis võiks olla ja kuidas see mõjutab siis korterite turgu? Et Euribor 2023 suvel käis siis 3,3 ja 3,6 vahel, talvel jõudis ise korraks 4,1 peale. See oli aasta tagasi, jah? Ja see talve jõudis 4,1 peale ja hetkel vist oli mingi 3,6, aga ma vaatasin sellist trendi, et vaatasin igakuisse Euribori, 6 kuu Euribori iga kuu on ja, et kui sama trend praegu jätkuks, siis kukub peaaegu 0,1% punkti iga kuu on ja see tähendab seda, et aastaga võiks olla siis sellise trendi puhul võiks olla äkki 2,5 või? Aasta pärast. Aga see on täitsa hullumeel ennustus, et tuleb sul mingi, USAst tuleb mingi Fed võtab midagi muud vastu, siis siis nagu ta jõnksutab niimoodi, hetkel ta on 3,6, küll graafik näitas seda, et ta läheb allapoole on ju, ja graafik ei lähe niimoodi alla, ta lihtsalt jõnksutab on ju niimoodi vaikselt, et aga ütleme, et kui me olemegi praegu siin, kui ma olen väga, kui keegi küsiks iga kord, kui me ise oleme kuskil käinud saates, siis küsitakse, mis sa arvad, mis see on ja ma olen 2 korda ütlenud ja mõlemad korrad olen tegelikult täpselt komaga pannud, et ma seekord oleks ime, kui see oleks aasta lõpuks 3, aga ma pigem ei usu. Aga see ei mõjuta mitte midagi, mis me siin Lauriga nagu arvame, et selles olukorras, kus Euribor täna on, et lihtsalt ongi, et tuleb harjuda selle olukorraga, et raha laenemine on pangast kallim, kui ütleme eelmised pikad perioodid on olnud, viimane aasta aega on tegelikult inimesed seda juba näidanud, et mingid tehingud tehakse vähem, aga päeva lõpuks on ka see, et kui te tahate osta mingit investeerimiskinnisvara ja mõtlete, et teil on mingi geniaalne plaan, ostad selle vana paneeliku, mis on nilgelt jama, siis paned 20 tonni sellesse 2-toalisse sisse, siis ostad selle pangalaenu eest, võtad eraldi remondilaenu ja siis hakkad arvutama, palju see raha sul tegelikult maksma läks pangast võttes, siis oled oma 8% kokku saanud ja üüritootuseks saad nagu 4,5, kui see kõik maksud ära maksad või isegi 3, siis see on küll mitte väga hea plaan. Et sellepärast võib-olla tasukski vahest tulla, aga ka selles mõttes küsida, me teeme sulle nagu paberi peale 2 numbrit, 8 paned sisse, 5 saad tagasi, juku matemaatika, 3 oled kogu aeg lossis, et tulge ja arutame, ja vahest on tõesti selles mõttes, et vastupidiselt on ka väga nutikaid investorid, kes siis ka sellistes olukordades leiavad väga häid auku. Kuule, aga küsimus, et küsitakse, et pidevalt, et millal siis turg läheb uuesti aktiivseks, millal hakkab möll pihta? Mina ei tea, millal mul on vastus olemas. Sul on olemas, mina arvan, et ei lähegi nii pea. Ma päriselt arvan, et me olemegi pikemat aega pikemas igavas vaikses turus. Et kui teie mõtlete seda, et millal hakkab uuesti möll pihta, nagu meil oli 2 aastat tagasi, ma ei näe, et see juhtub nii pea. Et me võib-olla peamegi harjuma selle turuga, mis meil kunagi oli normaalne, kus korter ei lähe ära 10 minutiga, see ongi okei, kus maja ei lähe ära sulle 2 päevaga. Et võib-olla inimesed peavad ka harjuma selle uue turuga ja harjuma uue Euriboriga. Ma arvan, et see 3,6 pole ikkagi paljude jaoks praegu veel vastuvõetav, aga kui ta võiks minna 2,5 peale, ma arvan, et siis nagu turg läheb natuke aktiivsemaks, aga sihukest hullumaja, tegelikult see on nii ebaterve, see hullumaja, mis meil oli, see on täitsa crazy. Hinnad kõiguvad kuude lõikes 100 eurolis ruutmeetri kohta, see pole normaalse turu see pole normaalse turu näitaja. Turg on katki. Ma loodan, et see turg jääb stabiilne, rahulik ja see annab nagu investorite kindlust, annab koduostjatele kindlust, et me ei pea kogu nagu tõmblema. Tõusis, langes, kahjum, kasum, et üldiselt me tegeleme ikkagi ju elukondliku kinnisvaraga, kus inimesed elavad.
et see peaks olema nende elukoht, mitte äriprojekt. Loomulikult, kui on soodne aeg müüa, siis ja midagi saate paremat tasemel osta, siis on ka seda mõistlik teha. Aga mina vastaks selle küsimusele, mille ma ise esitasin niimoodi. Kuule, aga ega meil vist midagi rohkem täna lisada ei ole. Triller on puudu. Õige, triller, ja võt need kaks tükki, kes meile kirjutasid, et trillerit tahavad, on ja. Et siis triller oligi see, et ühe trilleri teeb siis Lauri ja ma küsin ta käest selle küsimusega, Lauri siis räägib, on ja. Et tihti ongi see, arutame seda asja, mul on merevaatega, mul on metsavaatega, on ja, mul pole üldse aknaid, on ja, mis siis vahet on, mina ei tea. Küsimus, Lauri, mis maksab merevaade? Üldse vaade. Vaade, õige. Vaade, ma ei tea. Ei no, selles mõttes, et kui me võtame kortermaja Pirital, mis meil seal lauluväljaku kõrval on, mingi suurem kortermaja? No meil on seal neid erinevaid. Tal on ühe korteri aken on mere poole, ja teise korteri aken on lauluväljaku poole. Et kui tuleb hindaja ju ei pane nagu seda vaateprotsenti sinna sisse, eks. Et palju võiks siis nagu maksta nagu see Pirita kortermaja, üks vaatab sinna mere peale, teine vaatab metsa poole. Mis see hinna erinevus on? Ütleme, et korterid on täiesti samasugused, ma ei tea. Ma ise ütlesin äkki 10-15 000, 5-15. No sõltuvalt sellest hoone hinnaklassist. No jah, ei lihtsalt sama korter. Muidu vanasti oli see, et need, vanasti, mis vanasti, nii vanagi, aga oli mingi hetk ikkagi see, et 5000 oli merevaade, paned umbes niimoodi, sõltub jälle asukohast. Jälle täpselt. Kui sul on see mustakas, ütleme mustakas, siis on ju... Pirital, ma arvan, numbrid on ikkagi hoopis teised, sest see statistikas tõenäoliselt on see, et ja hindaja vaatab ju majast tehtud korterit, tema ei vaata kumma poole, mis asi, aga need, mis merevaate poole, nii kui ikkagi on, et ikkagi müüakse pidevalt nagu kallimalt. Võib-olla me peaksime üldse rääkima mitte nagu sellest jäigast summast, mis on 5000 eurot on vaade, vaid protsendist. Ütleme, et kui see Pirita korter maksab seal 3000, maksab 300 000, mitu protsenti on sellest hinnast on see vaade, siis palju me saame nagu juurde arvutada? No ikka 5% on üldiselt niimoodi, mida hindajad teevad, et kui meil on korter on esimesel korrusel või viimasel, see on ka -5%. On nii? No ütleme väga heades majades muidugi nagu kõrged korterid on. Muidugi, kunagi nagu paneelikates oli niisugune... Katus oleks läbi, Ja oligi, sellepärast oligi, et ma küsisin, miks see nii oli, et miks hindajad panid esimesele ja viimasele korrusele panid -5%. Esimesel korrusel käidi vargil ja ülevalt katus läbi kunagi. Sellepärast, et ma arvan, et see 5% võiks olla siis nagu korterite puhul täitsa reaalne, et palju see vaade maksab. Aga majade puhul, ütleme, et mul on suvila. Nüüd mul on nagu mereäärne suvila versus, ma ei tea, laitse suvila. Seda ei saa võrrelda muidugi, et vaat seal on, ma arvan... ma ei oska isegi öelda. No selles mõttes ongi see, et kes armastab merd ja kes armastab metsa, et tegelikult selle vaate küsimuse puhul on tegelikult see, et mis on siis vaate puhul võib-olla oluline või mida me oleme jälginud, vaadanud, on see, et vaate puhtus. Et kui sa vaatad mingile lagendikule, kus on mingi hein ja näed kitsesi ja taga on metsa, siis sul on avar vaade. Ja sama on ka see, et kui sa oled seal merevaatega, sul on mingi väli on avar, aga tegelikult on hea, kui sa seda merd võib otseselt näe, veidi tuul seda varjab hoopis, need puud varjavad seda meretuult, aga sul on nagu avarust palju. Ehk siis mul on olnud kunagi üks kodu, kus ma võin öelda, et ma sain sellest vaate puhtusest aru siis, mul oli voodist otse vaade suurest panoraamaklast välja, magamistoa voodist. Ja seda ma olen hiljem inimestele öelnud ka, et sa istu kodus teleka ees, ei vaata lihtsalt aknast välja. Aga kui ma magama lähen, siis ma panen pea selles suunas ja ma automaatselt vaatan sinna vaate poole. Ehk siis see, et see peab olema mingi, näiteks need saunad, kus on saunad ehitatud niimoodi, et sa istud leili ruumis ja lihtsalt vaatad kuskile kaugusesse. Need vaated on tegelikult täitsa sellised nagu nauditavad ja paneme siis nagu ma ei tea, järgmine kord, kui keegi tuleb merevaatega, siis Lauri tõmbab kalkulaator välja, 5%, on sul veel midagi heada? Maa-alune parkimiskoht on. Vaate puhtus ütlesid, et mul oli kunagi, ma mäletan, käisin Maardus ühte korterit, mis oli ka merevaade niimoodi, et pidid pea panema aknast välja
siis natuke ümber nurga vaatama. Oli ka merevaade seal, tsisternide vahelt läks kuidagi. Siis panid 5 euri panid ruutmeetrile juurde ja ma arvan, kõik olid üldiselt jah, vaate puhtus pigem on. Aga Triller selles mõttes Taurile siis merevaade, mul palju parem lugu, et ostsin ühes väikelinnas väikse majakese ja siis põnev Triller käib selle ümber, et ligipääsu servituuti pole elumajale pole linna poolt planeeritud mitte ühtegi teed. Üks mingi omanik, kes selle ostis, pani läbikäidava tee kinni. Inimesed käisid üle põllu 3 aastat koju ja lihtsalt selline tsirkus käib. Aga me ostsime selle teadlikult, teadsin, et seal ei ole ligipääsu servituuti seadmisel on lihtsad nipid, kõigepealt räägid naabritega, mis sa tahad teha, räägid ilusti, räägid teist korda ilusti, räägid 3. korda, teed seda kõike kirjalikus vormis ja kui nad sellega nõus ei ole, siis elava maale ligipääs tuleb tagada avalikult teelt, tavaliselt kõige lühemat teed pidi, kõige optimaalsemat teed pidi ja kui seda muud moodi ei saa, siis Eesti Vabariigis aitab neid lahendada lihtsalt kohtu kaudu, suht lihtsalt käib. Aga seega on üks selline üleskutse, kuna me teadsime, et seal servituuti pole, tihti kui te lähete ostma oma raha eest mingid suvilaid, maid, mis asuvad teiste elamumaade vahel, siis tulge küsige, me alati küsime, kas servituudid on olemas, pangad küsivad seda alati, hindajad küsivad seda alati, nii et see on üks selline nagu märguanne, et kui te ostate suvilaid, maid, maju, servituud, ehk siis avalikult teelt ligipääs peaks olema tagatud ja paljudel kohtadel kohalikud omavalitsused ei anna ka ehituslube, kui sul ei ole avalikult teelt juurdepääsu tagatud. Nii et kinnisvara Trilleris siis seekord merevaade ja servituudid. Ja kui on rohkem küsimusi, siis loomulikult helistage, joonistage, küsige, täpsustage ja aeg-ajalt on teil klientidel väga häid ettepanekud, me saame kogu aeg targemaks. Aga nii on, aga millal me teeme uue podcasti? Järgmine kord. Me teeme järgmine kord. Uue teeme järgmine kord juba. Millal tuleb see laivi, aga me teeme siis, kui selleks on vajadus ja meil on midagi head rääkida. Jah. Nii et selles mõttes sulle aitäh, Lauri. Aitäh sullegi. Ja siis juba, kes siis suvel oma päevitamiskorrad on ära võtnud, nüüd võtke reha. Ja lõpetuseks on see, et ma sõidan hommikuti lennujaamast mööda, lõpetuseks on selline asi. Lennujaam andis suve lennuplaanid välja. Hommikul 6, õhtul 6 lendavad kärbsed. Ja õhtul 6, hommikul 6 lendavad sääsed, nii et suvist lendu teile. Aitäh kuulamast, vaatamast ja kohtume. Kinnisvara Hai tänab teid kuulamast.